Pala tulekene, pala tulekene. Sütti lõkkekene, sütti lõkkekene. Tere tulemast podcasti Saunalood. Minu nimi on Helen Moppel. Olen saunamoor. Usun, et inimene on osakene loodusest ja saun on üks huvitav koht. Justkui värav otse kõiksusesse. Lähed sauna ja tunned, kuidas voolad nagu vesi või hingad hoopis maasse nagu üks suur tammepuu oma juured sügavale ja oledki ühenduses kõigega. Mul on au tervitada meie tänast külalist. Tere! Tere! Loodustarka, taimetarka, allikate uurijat, looduskirjanikku, muidukirjanikku ja šamanismi õpetajat. Tere tulemast, Kristel Vilbaste! Tere! Väga huvitav on alati kuulata, kelleks sind tituleeritakse, aga põnev. Sul on toredalt tiitleid. Ja kõigepealt ma väga tänan, et sa meid oma hubases kodus vastu võtad ja lasid meil siia mõnusalt lähedale tulla. Ja ütlen ka seda, et Kristel on minu loodusilma õpetaja, kuidas siis rääkida lindudega või tunda taimi ja palju tarkuseid ka šamaanitrummist ja muudest lisaks saunale. Nii et kuulame. Ma küsikski kõigepealt, et millal sinu teadvusesse tuli saun? Et kas see oli lapsepõlves ja kas sa mäletad seda pilti või esimesi kogemusi või kuidas ja millal see saunalugu algas? Alustame sealt. Minul on olnud 2 erinevat sauna. Ma olen pärit väikelinnast, Kilingi-Nõmmest. Aga et minu sügavamad juured on tegelikult Pärnumaal Tali vallas ja Künnapuu talus, kust mu ema pärit on. Ja seetõttu ma nagu mäletan hästi neid, kui me suitsusaun on nüüd hästi populaarne, siis ma mäletan neid vanaema juures neid suitsusauna õhtuid, eriti seda, et kui me olime päev otsa heina sisse vedanud näiteks ja siis olid siukene üleni tolmune, sellest heinatolmune ja siis meid viidi sinna sauna ja sellest saunast ma mäletan põhiliselt lõhna. Ja vanaema suitsutas seal liha. Ja meil oli ikkagi nii, et oli siis kodus oli ikka suured käntsakad, ikka suitsuliha tollal, ega see oli nõukogude ajal ju ikkagi midagi väga erilist, aga meil kõigil oli maavanaema. Ja eriti mulle meeldis muidugi see, kui siis suvel süüa tehti, siis oli see pool siga rippus seal aidas selle konksu otsas ja siis kuidas vanaema läks, siis kui keegi külla tuli ja hakkas süüa tegema, siis läks sealt liha lõikama ja siis meie lapsed kõik jooksime pudinal sinna järgi ja siis ta lõikas siukse pika noaga, lõikas sealt siukse peenikesi listakaid seda tailiha, seda suitsuliha. See oli midagi siukest erilinest, aga jah, see saun oli täis sellist erilist suitsulõhna alati. Aga mis mulle selle sauna juures ei meeldinud, oli see, et loomulikult laste pesemisviisid olid väga keerulised ja see pead pesti, ega siis tollal šampooni ei olnud, pesti ju selle, ma ei tea, kas see võis olla isegi see majapidamisseep, aga pesti ja siis lõppes alati, kallati sulle ämbri täis vett pähe ja vaat see oli vastik. Seda ma mäletan, et see on nagu asi, mis mulle sauna juures pole kunagi meeldinud. Aga et vaat linnas me käisime, oli selline linnasaun, nagu nõukogude ajal neid oli igas väiksemas linnas. Ja see oli nagu midagi erilist, sest me läksime sinna, ma arvan, et see võis olla kas laupäeva või reede õhtu, ma täpselt ei tea. Meil ei olnud vett korteris, kus me elasime. Ja siis me käisime niimoodi vanem vend ja isa ja ema läksime niimoodi käest kinni ja kõik oli väga rõõmsalt sinna sauna ja siis sai ostetud pilet ja siis viht tuli valida sealt kuskilt suurest kastist ja siis lastele osteti Düssessi limonaadi. Düssess oli siis see pirni limonaad tollal. Ja siis oli siuksed, et naised läksid ühele poole, mehed läksid teisele poole ja siis
see oli siukene hästi vahva ja see osa, mis seal siis laval oli, vot see mulle hästi meeldis, et kuidas suured naised istusid seal kõrgel õrre peal kuskil ja rääkisid kogu linna seda klatši ja siis noh, ilmselt meestel käis sama, sest aeg-ajalt kostus sealt noh, nagu seina tagant siis, kus meeste lava oli, kostis ka siukest homeerilist naeru, millegi üle nad seal naersid ja ma mäletan jah, kui sa seal piisavalt kaua ära istusid, siis oli see alati oli see nagu mingi ordeni said, et siis võisid sealt selle sauna viha lehe endale niimoodi pläts kõhu peale kirutada ja välja minna, et ma olen saunas, ma olen laval käinud, onju. Enamasti me istusime ikka selle päris all. Aga need olid nagu hästi vahvad siuksed saunas käimised, kõik need plekkhausid seal pikkades ridades ja ema ikka mässiga tuli käterätikuga vastu ja mis kõige toredam oli see, et minu selle lapsepõlve sauna juurde käis see, et kui me koju jõudsime, panime teleka käima, me olime ikka erilised rikkurid, meil oli telekas ka ja telekast tuli horoskoop ja vot siis olid kõik need kõige ilusamad horoskoobi laulud ja et see on mulle nagu saunaga väga tihe seos jäänud. Väga huvitav. Nii lõhnaline kui siis selline heliline seos. Aga mina ise ka olen ju, oma lapsepõlvesaun oli siis ka linnasaun. Ja meie seal oli selline, ta oli ka ilmselt pigem selline sotsiaalne koht, aga noh, kõik ei tundnud kõiki päris Tallinna linnas. Aga seal oli ka palju oli muust rahvusest inimesi ja ma mäletan seda, et ma ei jõudnud seda terve see lapsepõlv, ma imestasin, et kuidas nad on saunas mütsiga, kes oli baretiga, kes oli karvamütsiga. Targad naised. Ja, aga nüüd ma olen saanud vastuse, et saunamüts, et siis olid sellised. Aga et muud kombestikud, et kuidas seal vanaema suitsusaunas, kas sa mäletad ka mingeid kindlaid, ma ei tea, et kas näiteks tervitati või mingid siukest kombestiku tavasid? Tead, sealt suitsusaunast ma ei mäleta, sest see noh, tegelikult oli see, et me läksime sinna siis, kui olid teised juba käinud enamasti, sest see ei olnud kuum saun, kuhu lapsi lasti. Ja siis olime, me olime siuksed rüblikud ka ja et ega me ei kuulanud ja vaadanud aga seal linnasaunas oli loomulik, et ka seal oli viisakus ikkagi, et tuli üksteist tervitada ja alati, kui sinna lavale läksid, siis hõigati. Ma ei oska öelda, need ei olnud ilmselt sellised taiad mingid, vaid lihtsalt viisakus, aga inimesed suhtlesid tollal üksteisega palju rohkem. Nagu sa ütled, et oli seal täiesti võõraid inimesi, aga sa ikkagi nägupidi teadsid neid ja siis austasid neid. Aga jah, ma ei mäleta seda, aga meil olid mingid muidu kindlad asjad, et seal jah, et see sellised toidud, mis siis tookord ikkagi tehti selle sauna, kuidas nüüd öelda, see saun ei olnud nagu eraldi suitsusaun, ta oli nagu lauda küljes siukene ruum, nagu see oli tegelikult väga suur talu olnud omal ajal, oligi Kulaku talu sisuliselt, aga seal ei olnud kunagi eraldi sauna olnud ja selle sauna ees siis, kus see koht, kus nagu köeti, see oli nagu pliidiga kuidagi seotud ja seal pliidi all siis tehti need kaalikaid, mida siis küpsetati, et see oli nagu seal Pärnumaa selline saunatoit eraldi, et nii nagu hiljem on meil olnud see, nagu sa tead, meil kursusel oli see kursuse puder, et on mingid sellised kindlad toidud, mida on söödud, seda ma mäletan. Aga jah, suitsusaunast ma ei mäleta selliseid asju, aga linnasaunas oli asi viisakam, jah. Aga sul on ka elus, mina vähemalt tean selline kolmas saun, mis kindlasti sa oled ju palju saunas käinud ka mujal, aga ma mõtlen just selline, mis on väga endaga seotud, et see Kütioru sauna, vana saun ja selle lugu. Tead, see on nagu huvitav, et ega neid saunu on olnud ikkagi tohutult palju, et ja see Kütioru saun ei olnud mitte nüüd, ühesõnaga, see tuli kõige lõpus nüüd meie juurde. Muideks ka siin majas on meil väike saun ja ma kutsun seda ikkagi saun sahvriks, eks ole, et seal on mul kõik need, seda ei tohi kõva häälega rääkida, aga need ellujäämisvarud, et kus siis võtta ja see on see ainuke ruum, kus on akendeta ruum ja kus saab käia, aga ega ma jah, väga palju teda kütta ei taha. Aga et minu üks sükene mõnusamaid saunu
on olnud Peipsi ääres, kui me elasime Mikuga. Selle sauna saatus, see on nüüd suitsusaun. Aga Mikk oli kindlalt otsustanud, Mikk-Saarev siis, et tema majas peab saun olema. Ja kui me hakkasime siis koos elama, siis oli, mõtlesime, et teeme maja laienduse. Mikk ütles, et me võime muidu maja laienduse teha, aga saun peab olema. Ja nagu ta oli, siis ta alati ütles, et tead, Kristel, et mina olen väga usklik mees. Mina usun, et siia majja järgmiseks aastaks selle koha peale, see oli südatalv, istus lumehange, siia tuleb saun. Ja tõepoolest, ma pean ütlema, et tuligi. Ja me ehitasime selle järgmiseks aastaks valmis ja see oli selline väga-väga eriline saun, et seal käis ka väga palju neid trummikursustel käijaid läbi ja ta oli piisavalt suur, et sinna kütta seda talvel ka ära, et sinna mahtus palju inimesi ja ta oli selline, alguses oli keeruline, ma mäletan, et alguses hakkasid sipelgad otsustasid sinna käima hakata ja mitte need väikesed sipelgad, vaid ikkagi korralikult metsakuklased, sest selgus, et selle koha peal oli neil olnud see söögipuu, üks pihlakas ja nad olid nagu pahased, et me sinna sauna tegime ja siis nad lihtsalt hakkasid meie laval tagumikust näpistama meil natukene. Aga et saun oli nagu äge ja ta läks väga soojaks ja väga mõnus saun oli. Aga et selle saunaga mul on üks nagu selline elu nagu kihvtim mälestus. Et seal oli ka muidugi, Mikk õpetas neid sõnu igasuguseid ja meil käis ikkagi väga selline korralik jutlemine ja meil olid näitemängud, olid A-tähel oli sauna, vaim ja tibu, olid need kaks svammi, kellega siis ka alati saunas etendati siis ka igasuguseid selliseid pärimuslugusid mängiti läbi ja siis nad abiellusid vahel nagu need naistekates, et sellised hästi toredad, aga ühel korral oli, ma mäletan, et me olime teinud, ma arvan, et see oli järve ääre puhastamine Võsast. Ja mehed olid siis saunas, ikka nii, et mehed käisid enne ja naised said siis kõige lõpus ja siis ma olingi üksi naine tookord, ma mäletan, ülejäänud naised olid vist ära läinud juba. Ja mehed tulid saunast napilt ennem keskööd. Polbri õhtu oli. Ja lähen mina siis sauna ülevalt, tulen alla sealt magamistoast, ilusti riided veel seljas, võtan riidest lahti, lähen lavale ja viskan leili. Ja vaat siis käis siukene hääl. Ühesõnaga, ma olen nagu tegelikult väga julge inimene, ma ei karda üksi metsas käia ja ma saan kõigega hakkama, et ühesõnaga, ma suudan rahu teha nende vaimurahvaga, aga sel korral mu närvid ei pidanud vastu. Kähku saunast välja, riided sülle, jooksen ülesse. Ütlen Mikule, et tead, seal saunas on keegi. Selle peale Mikk ütleb, et ei sa oled ikka täitsa loll. Kuldakörti, siidisärk, et mis need kõik küsida, jäigi küsimata, eks ole. Aga jah, ei, pärast seda ma ütlen ausalt, et mina Polbri õhtul kell 12 enam sauna üksi ei lähe. Seal on mul ikka väike hirm käes, et piisas. Aga muidu on ju jah see ütlemine, et peale südaööd enam sauna ei minda vanarahval. Aga kas muidu ka, kas on ka mõni muu kord olnud? Või oled sa seda järginud siis, et peale 12 ei lähe või just see Volbriöö? Tegelikult mulle meeldib päeval ära käia. Aga see on nagu meie kiire elu juures ikka, et ma ikka räägin seda lugu, et see samas Peipsi ääres, et ühel aastal vaatasin kõik välja sealt tuuni kalendrist, kuidas taimi istutada ja millal tomatiseemned maha panna aga siis juhtus nii, et õige aeg mul potid valmis kõik, aga õige aeg ja läksime Šotimaale vist. Tagasi jõudsime, oli õige aeg möödas. Ja jäidki panemata seemed maha ja õnneks naabritädid ei taimed. Aga siis pärast seda ma olen alati öelnud, et kui sul on ikkagi vaja, siis sa pead selle asja ära tegema. Et kui sul on vaja sinna sauna minna, et siis ja kui sa oledki tõesti, oled naine, kes ei taha minna meestega koos ja ega ei mahu ka alati, eks ole, kõik korraga sauna. Et siis ma ikkagi käin hiljem ka. Mulle tegelikult õudselt meeldib sellest kütijooru saunast rääkida. Mulle tegelikult õudselt meeldib see hetk, kui kõik on saunas ära käinud. Ja ma vahel ise ei jõua siis.
et noh, kui sa oled päev otsa seal õpetanud teistele näiteks šamanismi tarkusi ja siis ma lähen niimoodi, et kui kõik on juba kuskil vaikselt unehõlma ära läinud, ma lähen üksi sauna ja ma istun seal riietega ja ma kuulatan. Ja tegelikult see on miski eriline ja no kuskil seal see hiirekene krabistab võib-olla, peaks ka võib-olla küsima ta käest nõu, aga seal on mingisugune selline kummaline rahu on tegelikult. Et kui seda just, jah, seda hirmu ei ole, et see jälle see kapjadega mees tuleb kuskilt sealt, aga noh, küti juures on üldse hästi rahulik, seal ei ole sellist, noh, me teeme seal ju neid loodusvaimude kursuseid, mis noh, läbi tuleb väljas olla, et ma näen alati, kuidas inimesed kohutavalt kardavad seda pimedust. No tegelikult ei ole vaja karta. Aga noh, õige ta on, et tasuks ikkagi enne, noh, kui sa ikkagi pesemise peale väljas oled, siis tasuks ikka enne ära käia. Olen kogenud, aga noh, näed, elus ma olen ja julgem ka kui enne loodusvaimude kursust. Ja tegelikult ma olen ka seda südaöist lugu, et sinna tuleb mingi teistmoodi energia ja noh, kõiki võib-olla ei oskagi seletada või ei ole siis sõnu sellel hetkel. Aga näiteks, et minul on selline kogemus enda saunas, kui me kogemata jäime peale ka oma saunakooli, jäime sinna lihtsalt ühe saunanaisega veel olema ja ma tunnen järsku nii, nüüd on kell 12. Ja hakkan rääkima ja ütlen täiesti teise häälega. Ja see teine saunanaine, kes siis ka seal on, ehmub ära ja vaatab, mis on, eks. Noh, panime ka sealt ikkagi minema. et noh, vahel ei saa, et on aeg läbi ja siis on läbi, eks. Aga vaat see on see, mida Mikk alati rääkis, et see hirm tuleb ikkagi enne suurt väge. Et see, et kas sa selle hirmu välja kannatad või ei kannata, eks ole, siis kui kannatad, siis saad selle väe kätte, nii et noh, tasub ikkagi jääda kuulatama. Ma mäletan seda, et Mikule meeldis ka käia niimoodi riietega saunas ja istuda seal. Aga seal on nagu miski jah, et kui sa oled selle sauna nagu ise kütnud, vaat siis on kuidagi, et see on nagu sinu saun ja siis on see nagu täiesti oma ja noh, kui nüüd sellest kütisooru saunast rääkida, et see tuli ju tegelikult noh, meie kätte alles kuskil 2010. No, ma olin seal enne ka käinud, eks ole, aga siis jah, siis me nagu panime sellele uue katuse, aga ta on ikkagi vanem ju, ta on, ongi kuskil 120 aastat võib-olla vana saun. Ja noh, tal on, tehti kuskil 70ndate lõpus kuskil, tehti uuesti korda Miku ja Miku isa, ema ja vendade poolt. See oli Miku peres siis see sauna? Nad ostsid selle maakoha ja siis tehti, saun tehti, ta toodi ka sealt mingisuguseid, noh, ühesõnaga ta oli noh, täiesti katus maas ja ühesõnaga mingid paar palki vahetati seal ära ja siis Miku emal oli mingi väga huvitav teooria, missugune, ma olen näinud neid päevikutes, neid jooniseid, et milline peab olema see põranda all, see süvend saunal, ma ei olnud enne kuulnud midagi sellist ja ega kuskilt ei leiagi, ma ei tea, kus ta selle leidis, aga et see on jah, et selle lavaruumi all on siis selline nagu vann kaevatud ja see vesi siis noh, et ta ei jää sinna kuskile siis noh, vaat muidu ju ikka läheb lehti alla ja tekib mingi ummistus, eks ole, aga siis on see äravoolu koht on nagu suurem selle ja seal on siis nagu nõlva peal ja ta siis lõpuks voolab ära. Aga et noh, see kütijuuru saun on jah, selles suhtes väga eriline, et tal on nagu, kõik asjad on nagu noh, proportsioonis, et noh, ma tean, et selle sauna järgi on ehitatud väga palju Eestis teisi saunasid, on ju, ja ikkagi on kuskilt midagi võetud, no aga tahetud teha kas natuke suurem või, aga saunal peavad olema väga kindlalt, et üks saun, mis on noh, tegelikult väga-väga hea on Palupõhjas, aga seal on see, et iga jumala kord tuleb pesta seda lava, eks ole, nõest ja ka akent, eks ole. Aga kütijuuru saunal on nii, et noh, ma pean tunnistama, et ega ma väga ei viitsi ka, aga seda akent ma pesen aastas ühe korra, tavaliselt kevadel ma teen sellise suurema puhastuse, natukene seda nõge lükkan ka maha, sest see nõgi on ju põhiline asi, mis nagu süttima paneb need saunad. Aga noh, seda aknapesu, mul ei ole vaja akent pesta nõest, mul ei ole vaja lava pesta, et ühesõnaga see tuleb täpselt selles piiris on see suits, noh, kui sealt vaadata ka uksest sisse, kui ma kütan, eks ole, siis sa näed, kus maalt see läheb, eks ole, et ta on kõrgemal. No selga tõepoolest ei saa vastu seina tohetada nagu ikka, eks ole, või siis, ja põnev on see lõunupalk on alati,
et mehed, kes siis palja peaga käivad seal, noh, mis palja peaga, no ütleme, juuksed on ära eemaldatud juuksuri poolt, siis nendel on ikka selline must triip siin niimoodi pea peal ja no mõni lööb ka muidugi veriseks, sest meie saunal on see, et see ei ole lihtsalt niisama, et sauna ees pead kummardama, seal on nagu konkreetselt, sa peadki 2 korda kummardama. Esimene kord, kui sa lähed siis nagu uksest sisse, eks ole, siis on uks on hästi madal, kummardad ja siis ei tohi suure hooga tormata lava peale, vaid siis tuleb see lõunupalk, et sa pead lõunupalgi ees ka kummardama, selle lõunu ees ka. Et ühesõnaga sa oled väga viisakas, siis sa jõuad sinna mäele. Täpsusta korra, mis see lõunupalk on, et kõik, ma arvan, ei Lõunu- teagi, Jah, ta on, ma olen vaadanud seda, et huvitav, et mõndadel saunadel ta ei olegi, aga ta on siis ühesõnaga samas sihis, kui siis see, noh, see, noh, issand jumal, ütle mulle nüüd kolle. Keris või? Keris, jah, ma ühesõnaga lähen täitsa segi peast juba. Nii, et ühesõnaga kerisega samas sihis ja et see, et kui sa viskad nagu leili või lõunu, ma räägin nagu läbi segi keelt, sest ma tegelikult olen ise Pärnumaalt, ma olen omandanud mõningad Võrumaa sõnad, aga ma tegelikult ma olen ikka kindlalt pärnakas. Et ma arvan, et iga inimene peab oma keelt rääkima. Aga et seda meil oli ta leil, eks ole, kui sa seda leili viskad või siis lõunu, siis see sahmakas siis tuleb ülesse ja siis ta lendab vastu seda lõunupalki või seda, see on ka ristpalki, on ju, et ta ei tule otse sinna lava peale sealt, vaid lendab sinna, siis ta tuleb uuesti alla ja siis ta tuleb inimeste peale. Et muidu on nii, et kui sa viskad, eks ole, siis tead ise selline tunne on, et küüned ka tulevad küljest ära ja jube valus on ju see leil. Aga noh, seal on nagu, noh, meil on ka palju oma neid, vaat seal on nagu rituaalid ja ausalt öeldes ma isegi ei tea, kus need tekkisid või noh, väga palju kindlasti Miku perest on neid rituaale ja mõned asjad on, mis noh, täiesti nagu on kaduma läinud, mida ma ei oska enam kunagi nagu, ma olen otsinud ameeriklaste laule, Mikul oli mingisugune Ameerika higitelgi laul, nende mingi heia mingisugune laul, mida ta laulis, kui ta oma isa ja ema, kes 90-aastaseks elasid seal, alati siis, kui ta neid seal saunatas iga 2 nädala tagant, siis nad kõik kolmekesi koos laulsid seal. Ja me laulsime seda ka, noh, ühesõnaga muudes kohtades, kui me saunas käisime. Ja nüüd, kui ma olen küsinud, et noh, et kas keegi mäletab seda saunalaulu, siis me keegi ei mäleta. Aga see on siis ühesõnaga selle 3. ringi ajal lauldakse see ja kuna see heia hoo, eks ole, kui sa seda, siis sa nagu kogu su selline, see kõik see sisemine saastatus tuleb välja, eks ole, ja sa puhastud ära. Et see on nagu mingi väga hea leid, et noh, meil, no see on ka üks lugu. See on üks lugu, et kui me seal Peipsi ääres elasime, siis oli ühel korral head filmimehed, Kaarel ja Philipp tõid meie juurde Moonapolaka. Ja hästi vahva oli nagu siis kogu see protseduur, me ehitasime selle sauna, ta tegi selle sellise kõik selle altari, mis seal olid, need pidid olema ja noh, tekid said peale laotud ja kõik oli väga tore muidu, aga juhtus nii, et selles seltskonnas oli ka päris mitmed regilaulu lauljad. No lisaks Mikule veel. Ja siis oli tõesti niimoodi, et see Mona nagu viskas siis sinna keskele kulbitäie seda kivi, no 7x7 kivi toodi sisse, eks ole. Ja esimeses ringis 7 kivi oli juba sees, viskas siis kulbiga sinna seda vett ja siis andis nagu selle kulbi edasi järgmisele ja siis see pidi siis midagi ütlema. Noh, Mona ütles oma sõnad ära, ma ei mäleta, mis seda ütles, aga siis hakkas pihta see, et hakati neid pikki regilaulusid jorisema. Ja no kellel oli pikem, eks ole, no mõni seto laul oli suhteliselt lühike, eks ole, aga need Põhja-Eesti, need pikad regilaulud ja no kõik tuli ära öelda ja ausalt, noh, mina olin, noh, veel, ma arvan, et mina oma südamehaigusega olin veel päris tubli, aga ma mäletan, et Tõnismägi ikka roomas sealt ka koos minuga välja, nii et me olime kiiresti, sukeldusime tiikidesse, et ega see, noh, ühesõnaga, saun on selline äkiline ja kiire.
noh, võib-olla see suitsusaun ongi selle suhtes teistmoodi, eks ole, et ta on väga aeglane ja rahulik ja noh, mis meie sauna juures huvitav on see, et ma ei tea, et seda väga palju nagu isegi räägitakse, et meil ei tohtinud saunas, no sauna sisseviskamine käis, eks ole, nii, et sa kütad ära, eks ole, siis vaatad, et sööd on ära põlenud või noh, ühesõnaga, et on niisugused väiksed sööd, eks ole, siis paned selle noh, nagu avale ette koldele selle pleki ja siis viskad igasse 4 nurka, on ju, vett ja siis lähed välja, eks ole. Mina ei tea, kust ma selle võtnud olen, et ma siis loen ukse peal, loen 40-ni. Mul on mingi oma See on rituaal, huvitav. on ju. Nii, ja siis lähen sisse, eks ole, siis on kõik see karm välja tulnud sealt, on ju, selle aja sees need, ja siis ma panen uksed kinni ja siis seisab veel pool tundi, on ju. Aga siis, kui inimesed sisse lähevad, no siis on see, eks ole, kõik need, et tere sannakene ja teiseks tere sanna vaimukene ja kes need kõik seal tuleb ära tervitada ja kui siis järgmised tulevad, siis on see jummal sekka ja jummal hüa mees, on ju. See huvitav oli see, et ma ei olnud sellest nagu, mõtlesin, mis seda jumalat siis nii väga tervitada, aga jah, see kardeti vaat seda samast kapjadega meest, on ju, et see tuleb sauna, et siis oli kohe selge, sest noh, kapjadega mees kartis ikka seda jumalat, on ju. Aga et siis, kui seal istud, siis seal lava peal, et siis noh, ega see alguses see saun ju väga kuum ei ole, on ju, ja siis aga siis tuleb oodata. Ja siis, kui kuuled, et kellelgi tuleb esimene higitilk kukub põrandale, tõlks, hiirvaikselt, eks ole, siis võid leili visata. Et see on nagu väga tähtis moment. Ja vaat siis hakkab nagu see viskamine, aga et ega, no ma ei tea, palju seal, ma olen nagu noh, selle kütmise juures, noh, ma ikka kasutan ka seda, et mul on nii, et ma panen ühe näiteks selle noh, kolde peale ühe siis saarepuu või ühe vahtrapuu panen vahel sisse leppade sekka, et kaske ma väga ei kasuta, sest ma tegelikult seda nõge ikkagi kardan suhteliselt. Ja siis ega ta ei lähe ju väga kuumaks, eks ole, ja siis ongi see, et ta on suhteliselt niisugune 70-80 kraadine. No mul on olnud üks hea tuttav Saaremaal, kelle, ühesõnaga kursusõde, kelle mees oli Saaremaa soojaülem, kes maju küttis ja tema ei läinud sauna enne, kui 120 kraadi oli sees ja ma pean ütlema, et see oli, no ühesõnaga, hea oli, kui karvad selga jäid. Ja siis ma mäletan, kuidas me jooksime sealt sinna väiksesse lastebasseini, jahutasime ennast, et noh, nii kuumas, tegelikult see ei anna nagu mitte midagi, et see Eesti-Soome saun on ikka väga-väga hea asi. Et võib-olla jah, ma olen hinnanud seda, et see Soome tüüpi saun, suitsusaun, vaata nendel on ju see nagu noh, see lava on nagu palju kõrgemal, aga mina ei tea, mind kohutavalt hirmutab see kuskile nii kõrgele siukestele, neil on need kuidagi siuksed ebakindlad, siuksed peenikesed pukkide peal seal. Mul on selline Õrrele tunne ronida, jah, jah. et kuidagi kukud sealt alla või meil on ikka nii, et noh, meil vahel on ju seal Kütiorus olnud nii, et on noh, 12 inimest seal pisikeses saunas ja 16 on ju, siis kuuled juba, et noh, on küll hästi tugevaks tehtud, ma kontrollin seda, keskmine tugitala on ikka all ja aeg-ajalt ma ikka vaatan seda, kas on kõik, et ei ole kuskilt midagi lahti läinud, on ju, aga siis kuuled, et mingi raksak käib juba, siis tegelikult tekib hirm, et ma tegelikult ei tea, jah, soomlased on, ütleme niimoodi, et hulljulged, aga no ilmselt seal on külmem ka ja on vaja nagu kõrgemal olla. See Kütiaru saun on hea näide sellest, et kui muidu noh, mahuks nagu 4 inimest või 6 ka võib-olla, aga et siis sinna läheb ja sauna need seinad oleks nagu kummist, kui hakkad korduvalt seda kogenud, eks. Et kuidas sauna mahub ja mahub veel inimesi. Et seal on mingi võluvägi sees ikkagi. Ma olen ka mõelnud, et vahel tundub, et see on kummist, et noh, et see kogus, et üks selline näide jah, oli see, kui see Miku ärasaatmine oli, kui ta 40 päeva oli tema surmas, siis me tegime selle ärasaatmisrituaali ja siis oli, ma mäletan, et sa olid ise ka seal tookord või ei Mind olnud? ei olnud seekord, jah. Ja et siis oli niimoodi, et me vist leppisime kokku, et no meid oli kuskil 50 inimest seal ja siis me leppisime kokku, et 16 võib sauna minna. Ja see oli see oli tegelikult ikkagi issand, ma ei tea, kui suur see saun on meil, ma pole kunagi mõõtnud, mingi 2 korda 1,5 võib-olla või on see lavaruum, on ju.
ja aga me mahtusime ära ja kusjuures Eda Veeroja siis veel oma trummiga viskas seal kerisele ja seal loitsis seal mingeid asju ja see oli niivõrd vägev saun, teised olid siis ümber nagu selle sauna kõik. Aga see oli põnev jah, et kui me siis pärast läksime sinna Tammet, noh meil on nii, et algul käid siis saunas ja siis lähed nagu Hiiepaik, Tammetsõõr on niisugune 250-aastastest tammedest sihuke ring seal, et siis lähed sinna Tammetsõõri, kui sa oled nagu puhas ja nagu et tookord oli jah see, et tegime sealt siis selle ärasaatmise ja tagasi tulime, siis ma tegin pildi nagu saunast ja see ei ole võimalik, aga see saun oleks nagu pildi peal niimoodi, noh nagu vanasti, kui sa mitu pilti üksteise otsa lasid, et niimoodi nagu õhku tõusnud. Ja siis meil on nende harja, mis need on, mitte harjalaud, vaid see need otsalauad, eks ole, seal on öökullid peal ja see üks öökull oli vajunud nagu sinnapoole suunas nagu kaasa, kust see Miku üles ilma minemise kuusk on. Et selline tohutu vägi on see nendel inimestel, aga ma mõtlen, et mida rohkem sinna mahub, seda vägevam see vägi on. Aga ega seal mugav ei ole olla, kui pärast, kui pesema pead, siis on raske, aga ega me seal saunas väga tihti ei pese ka. Selleks on tiik on ju, ja ikka. Jah. Aga kuidas muude praegu oli, et nagu ärasaatmist, et milliseid siukseid talitusi sa veel oled ise saunas teinud? No eks ta ongi selline, kui ikkagi mingi väga suur häda on ja haigus, ma ise ei ole väga selline, ma olen pigem arbuja, et ma näen, mis teistel viga on, aga ma ei oska ravida. Eda Veeroja on ses suhtes hästi ravi ja ma mäletan, et üks aasta, kui ma niitsin vist vikati ka aias ja õudne jama oli ja ma ei tea, Eda tuli meile külla sinna ja ütles, et see ei ole midagi ju, et ma ravin sulle ära ja mina, ma nõgest nagu, mul ei istu see taim, ütlen ausalt niimoodi, eks ole. Eda võttis, et too mulle soola ja too mulle nõgeselehti ja siis läksime sauna ja siis ta plätserdas mulle sinna selja peale ja järgmisel päeval nagu valu nagu pühitud, eks ole. Ega ma ei usu siiamaani, aga igal juhul aitas. Aga et saun on üks koht jah, kus tegelikult saad selliseid põnevaid nägemusi. Kes oskab seda trummi teel teha, eks ole, et sa trummiga saad rännates, siis ei ole võib-olla seda vaja, eks ole, aga saun annab mingisuguseid mõtteid, aga vaat sellisel juhul ei ole seda sellist suure seltskonnaga seal võimalik olla, sest siis ikka keegi, vaat sa pead olema ühe jalaga siin, teisega seal, aga siis oled pigem, kui sul on seal rohkem rahvast, siis oled ka ikka kahe jalaga siin tegelikult. Aga üksi jah, mõtlen, et ma naudin neid jah, päris üksinda tegemisi seal, kui ma saan üksi saunas käia, aga neid ei ole väga palju kordi. Endale üksi kütta, jah? Jah, ei, vahel on see, et ma tunnen, et ma pean nagu kütma, aga need on nagu vägevamad korrad olnud, kui me oleme pööripäevariitusi teinud seal. Ja siis on ikka olnud jah niimoodi, et siis käibki meil see, eks ole, et alguses käib see 3 ringi nagu saunas, eks ole, esimesel korral sa veel ei lähe tiiki, teisel korral siis lähed juba tiiki, eks ole, siis on see enne on olnud see saunalaul, siis jätad natukene veel, lased siis kõik selle, mis sealt välja laulsid, eks ole, selle lased siis nagu uksest välja, on ju, pesed puhtaks on ja siis lähed kolmandat korda sauna ja siis käib see vihtumine ja siis, kui nagu seal saunas on vihtadega siis vihutud, siis jooksed nende oma vihaga sinna Tammetsõõri, on ju, ja siis on seal see kuiv vihtlemine, nagu ma ütlen alati, et ja vaat siis need korrad on nagu olnud hästi, hästi võimsad muutumised inimeste elus. Ka kes ma olen väikse seltskonnaga tavaliselt teinud seda niimoodi pööripäeval. Aga jah, siuke äge. Vihtumine on selles suhtes ka, et ma ei tea, kuidas teile seal õpetati, aga minule õpetas vihtumist. Siis ma mõtlen, et kas me pidime siis kuskil ikkagi saunas käima, seal ma üldse ei mäleta, kus oli Saamimaal saun. Ju siis ikka oli seal ja üks selline saami šamaan Nadja Feenina, Kraaksu vares või runk või mis ta ütleb enda kohta. Ja tema õpetas mulle sellist, kuidas sa pead kõigepealt need
jalad üles tõstma, eks ole, noh kõhuli kõigepealt, eks ole, et jalad tõstad üles on ju, ja siis niimoodi noh, L-kujuliselt ja siis kuidas siis noh, siis see tervendaja võtab selle kuuma veega kausist, eks ole, vihad on ju, 2 vihad peavad koos olema alati võtta, on ju. Ja siis võtad ja siis niimoodi siis sinna sosistad sinna sellesse oma sõnad, eks ole, mis sa tahad sellele inimesele öelda, on ju. Sinna kerisele, on ju, ja siis hakkad teda lööma, lööd kuni siis sinna tagumikuni välja, eks ole, siis teed uuesti selle ringi ja siis lüües muudkui ütled, et tooreks terveks, on ju. Et ma ei mäleta, kuidas ta ütles seda, aga tal oli mingid omad sõnad olid, ma mäletan, aga sealt ma jah, Mikk pani selle kohe muidugi selle niisugusesse eesti keelde, eesti keele, noh, need see urbepäeval vihtumine on ju, eks ole, kuidas, kui urbepäeva hommikul tuuakse need urvapajud sisse, on ju, nendega vihutakse samamoodi, kui vihtlemist tehakse tooreks terveks. Et see on siis nagu see, mis niimoodi ja siis teistpidi ka, eks ole, ja kuidas siis noh, ühesõnaga 4 korda saad sellise vägeva energia ja siis lükkad selle kõik ära veel, mis on, et seda noh, ei ole, jutuga ei ole seda väga palju võimalik seletada, et aga tuleb käia, ma arvan, sinu juures või kuskil, sa oskad seda ilmselt samamoodi teha. Aga sauna sõnad juba korduvalt maininud, et üldse sul on see sõnavägi on sinu kasutada, et kuidas need saunasõnad on sinu elus olnud ja mingid kogemused või lood, läbi Miku kindlasti oli ju palju nii laulus kui loitsus. No Mikul olid omad sõnad ja ausalt, noh, nagu ma ütlen, et palju ei mäleta neid ja noh, vaat see oligi see, et ega noh, alati mõtled, et see on ju kõik olemas, on ju, et sa tead ja saad alati küsida. Mul on tegelikult siiamaani kahju, aga mul on üks hästi niisugune põnev kogemus on see, kui ma käisin Alatskivi järve ümber tegemas sellist laternamatka ja siis ma otsisin sealt neid siis nagu neid see on üks Peatskivi allikas või no ühesõnaga hästi, hästi hea ja puhta selge veega ja seal on siis kirjutatud sellest, kuidas kedagi siis pandi mehele saunas vihtudes. Ja siis oli seal, et rebase sabaga löödi ja hundisabaga sopsutati ja ma ei tea, mingisugune veel selle maks siis oli siis samal ajal kerisel praadis seal või ühesõnaga lasi seda tossu, eks ole, oli mingi noh, ikka väga tõsine selline kirjeldus on sellest allika lähedalt siis. Aga et siis ma mäletan, et siis ma tookord pakkusin, et nii naised, et nüüd paneme teid kõik mehele. ja siis ma võtsin need sõnad, mis seal kirjas olid arhiivist ja läksime sauna ja siis me nagu ikka pikalt siis kõigile teistele ma ikkagi vihtusin ja neid sõnu lugesin seal peale ja siis noh, hakkasime nagu lõpetama ja siis Inga Raitar ütles mulle, et ei no Kristel, et vihume ikka sind ka ära ja et saad ka mehele. Aga no siis noh, ta tegi ka vihtumise ja mul hakkas muidugi õudselt paha, ma mäletan peale seda, sest ma olin kõiki vihtunud seal kuuma käes ja lõpuks siis järgmisel aastal siis me tuvastasime, et mitte keegi ei saanud mehele. ja mina hakkasin ainult üle soolatud toite tegema. et see oli kogu tulemus, et ma arvan seda, et võt need sõnad on niimoodi, et neid ei tasu nagu kuskilt arhiivist otsida. Et need peavad tulema enda seest ja mida vägevamad need on ja noh, ma arvan, et enamus tunneb ära seda, et noh, seal on ju oma rütm, eks ole, see, kuidas sa lööd, eks ole, kas ja siis on noh, kasutad võimalikult palju allkriimi ja tegelikult need sõnad on, me oleme Anne Maasikuga koos ka nüüd teinud neid loitsukursusi, eks ole, ja tegelikult need väga võimsad loitsud. Aga noh, loitsudega on alati see, et ükskõik, mida sa suust välja ajad, eks ole, et see ka pead väga ettevaatlik olema. Et kui sa teed kellegile halba sellega või siis on need tagasilöögid väga lihtsalt tulemas. Siis on kõige lihtsam, alati ütlen, et tühistage ära need loitsud, aga noh, kui sa midagi tahad saada, siis sa pead nagu seda väga kindlalt tahtma, eks ole. Siis tasub ka mingisugune ohverdus pärast seda teha, nii et
et ega see nii keeruline ei ole. Aga jah, see üleliia küsimine ei lähe kunagi hästi. Aga räägi mõni, ma tean ise ju omast kuulmisest, et sul on mõni selline loitsu kogemus, et võib-olla oleks pidanud jätma tegemata või Tead, need on asjad, see on mida need ma isegi... ilma tegemine või? Tead, ma arvan, et jah, ei, no ilma tegemine on see, mille kohta Mikk alati ütles, et see on kõige lihtsam loits. Et noh, ma tahan aru, et sa tahad seda lugu, kus kuna ma allikatega palju tegelen, ma juba seda Peatskivi allikat siin nimetasin, siis ma ikka otsin neid kohti, kus midagi on kirja pandud nendes ja mulle meeldivad eriti kutsun need Eiseni allikateks, need on see Eisen on siis meie üks pärimuse koguja, kes on väga palju kirja pannud neid väga vanu asju. Et kuigi Kreutzwaldi asjad on isegi põnevamad ja neid on üks selline heavy metal bänd Saksamaal In Extremo laulab Kreutzwaldi selliseid laule, seal on see mingi, et read on, et see on selle kurja keele äravõitmise sõnad on, et kasta vihta, püha vihta, ma ei tahagi praegu rohkem edasi öelda, on ju. et on tegelikult täitsa kihvt, et tasub ka kuulata neid, aga need Eesti omad, mis uuema aja sõnad on jah, mis on selle Eiseniga seotud, et need on nagu hästi vahvad, aga meil on rohkem nagu pandud kirja, mida sa selle allika juures teha võid, eks ole. Et nii nagu saunaski, eks ole, et sa ei tohi kõiki asju teha ja neid, ma arvan, et Eda on väga edukalt neid igasuguseid saunarituaale välja töötanud, aga ega ta ei saaks ka neid asju teha, kui ta ei oleks piisavalt palju lugenud neid varem ja ma arvan ka seda, et allikate juures ka, et ma näiteks tegin sellise triki ühel aastal, kui võt siis oli Mikk just läinud ja ilm oli jube vilets. Ma ei tea, kas ma praegu siin külmaga peaks ka midagi tegema, aga pärast seda ma väga ei julge midagi teha. Aga me läksime lastega Rakverre, lihtsalt spaasse läksime. Et selline rahunemise tuur oli ja tagasi tulles läksime läbi sealt Laiuse siniallikas, mis on meie nagu kõige parem ilmamuutmise allikas, eks ole, kus sa võid ja seal on nagu väga lihtne on see, eks ole, et ta on niisugune pisikene 60x60 niisugune auk, ühesõnaga kast ja selle sees on siis 11 meetrit, öeldakse, on seda turbakihti, et ta on väga sügav ja siis on seal ääres kasvavad tarnad, need on nagu juuksed, eks ole, ja kui sa siis vihma liiga palju sajab, siis sa võtad need juuksed ja tõmbad sinna allika peale ja ütled, et ära saja, on ju. Ja kui on liiga vaja vett, eks ole, siis tulevad, öeldakse, seal peab olema 3 lesknaist või 3 Annet, kes selle siis lahti arutavad, eks ole. Ja siis tookord oli, ma mäletan jah, siis ma vaatasin, et ilm on nii vilets, et mul on kõrini sellest, et tahaks nagu sooja suve ka juba ja 28. aprill oli, ütlesin, et nii sellele keskmisele tütrele, et filmi, et nüüd, et ma teen siin nüüd selle ilmaloitsu, et läheb ilusaks ja oligi nii, panin sinna siis selle einad peale ja ütlesin, et nüüd ei saja enam kõik. Ja siis ei sadanud 5 kuud. Et just see aasta meil oli ühes õppeaines agronoomias arutati, millal on Eestis olnud kuumad suved ja siis õppejõud rääkis ikka ühest ja teisest aastast, mina ütlesin, ma tean kindlalt, et 2018 sadas meil kõige vähem suvel, seda ei uskunud mind. Ja siis oli ka vaheaeg, ta käis vaatamas andmetest, ütles, et sul on õigus. Ja tõepoolest ei sadanud. Ja siis oligi selle loitsu tulemusele, siis mul hakkas nagu kuskil ikkagi, kuna ma ise ka siin öösiti kassin, on ju, tead, joogiveega oma taimekesi, siis ma mõtlesin, et nüüd ma võtan kaasa. Mul oli üks tuttav Anne, üks kunstnik, siis oli Anne Maasik ja siis oli veel üks raamatukogu töötaja, Anne vist oli, ja siis veel Sirje Penjam oli ka. Ja siis võtsidki Anned nagu ja 3 Annet oli kaasas, eks ole, ja Sirje ka veel oli ja trummid olid ja kõik oli kaasas ja siis laulsime seal ja ikkagi ütlesime, et nüüd vihmakene saja ja lõppes sellega, et Sirje siis sõitis pärast Eestist ära oma lapse juurde kuskil Euroopasse ja ütles, et ükskõik kuhu ta läks,
seal sadas aga mitte siin. No mõned kohad tõesti sel suvel ikkagi mõnes kohas sadas, aga need olid väga üksikud kohad, nii et ma arvan küll jah, et nende sõnadega peab olema alati hästi ettevaatlik. Et aga kui tõesti ikkagi abi vaja on, siis tuleb neid kasutada ja need tulevad südamest ilmselt inimestel. jah, ma ka väga usun sellesse ja ma olen tegelikult jällegist sinu ühes laagris. See oli seesama loodusvaimu kursus, kui ma seal oma hirmuga silmitsi seisin, aga et siis, kui tekkis see hetk, et nüüd kas kardad või võtad oma seda väge vastu, nagu sa siin enne mainisid, siis järsku tulid minu seest sõnad ja muudkui tulid ja aga tegelikult ma pärast isegi ei mäletanud enam, mida ma sõnusin, ma panin tähele, et need olid mingid kaitseloitsud ja justkui sel hetkel ma isegi ei olnud kursis mingite loitsudega, et see oli päris nagu see alguse järgus mul see teekond. Et tõesti ma olen seda kogenud, aga siis need tulevadki enda seest, et kui on vaja, eks, et aga ei julgeks mina teha nalja sõnadega küll. Mul on ka siin kapi peal on need Mare Kõiva arstiloitsud ja ma tegelikult, tead, see on ka üks lugudest, mida vaat ei tea ju, kas need asjad on, ma usun paljusid asju, eks ole, aga ma olen ikkagi teadlaste perekonnast ja ma tahan ikkagi olla ka asja mõistusega inimene, aga on asjad, mida ma ei saa aru, kuidas need asjad juhtuvad, et on mõnikord jah, et kuidas sa teed mingisuguse loitsu ja siis muutub, kõik muutub äkki, on ju. Ja sa ei saagi aru, mis seal taga on ju. Või kui sa oled olnud nendel trummi käikudel, et kuidas sa näed selliseid asju. Et see on nagu täitsa võimatu. Aga et mõnikord on jah see, et need asjad ongi nii, et sa näed küll, eks ole, aga tegelikult juba asi toimub, on ju. Niikuinii ilma selle sõnade ütlemise või kõige muuta, on ju. Et see on nagu väga äge. Aga ikkagi inimene on osake sellest loodusest, et ju me ikka teame tegelikult kuskil, kõik ei saagi seletada. Aga ma juhatagangi siin järsku selle šamaani trummi juurde, meie raja, et mina olen käinud sinu trummiväe kursusel ja mu enda üks põhitööriist või siis selline, ütleme, teenäitaja ongi, ka saunas on trumm, et räägi enda kogemusest, kuidas sina jõudsid šamaani trummini ja võib-olla siis mõni lugu sellega seoses, mis praegu pähe tuleb. Tead, ma räägin ikka seda lugu, on ju, et ma ju alguses ma üldse ei kannatanud trummi. Mulle tundus see täiesti, vaata, ma olen selline inimene, et nagu see šamanistlik maailmavaade on ju selline, eks ole, et on olemas 3 ilma, on alumine ilm, ülemine ilm ja keskmine ilm. Ja kuna ma loodusinimesena nagu suhtestun selle keskmise ilmaga või see, mis meie ümber siin on, kui sa ütlesid, et lindudega rääkida on täiesti võimalik, kui sa ühesõnaga häälestad ennast neid kuulama, on ju, et nad ei räägi sinuga selles keeles, mida sina arvad, et nad ei ütle sulle, et jah või ei, vaid nad annavad kuidagi teisiti märku, on ju. Aga et see keskmine ilm oli minu jaoks tollal ka täiesti arusaadav ja ma arvan, et väga paljud sellised looduskirjanikud tegelikult vaistlikult kasutavad seda šamanistlikku neid käike aga peab olema küsimus, eks ole. Aga ma mäletan jah, et selle ülemisse ja alumisse ilma mineku puhul ma ei saanud algul aru, et kuidas see üldse võimalik on. Ja minu esimene nagu selline kohtumine oligi, tookord, ma arvan, et see Nadja oli ka tookord seal, aga seal oli veel hästi vägevaid inimesi, me olime Saamimaal ja ma olin niisugune keskkonnaajakirjanik ja üsna siukene septembrikuine külm ja vastik oli, seal elasime mingis paneelelamutes, et need koolasaamid on nagu ühte kohta kõik kokku koondatud ühte sinna Lujavrisse või Lvozjeru on ta nüüd vene keeles, eks ole. Ja siis seal oli mingi selline suur maja, siukene püstkoja kujuline nagu rahvakultuurikeskus ja siis ma läksin ka teistega kaasa sinna siis nagu kuskile, kuhu nad läksid. Ja tead, kui ma kuulsin seda trummi helisid, siis tekkis mul natukene juba nagu kõhedus. Ja kui ma siis ukse lahti lõin ja nägin, et seal sees oli niimoodi, et põdra ja karunahad, eks ole,
no seal on neid hästi palju, eks ole, mingi ringiratast, keskel oli altar, on ju, 3 šamaani lõi trummi, on ju, issand jumal, kuhu ma sattunud olen. Ja see oli niivõrd, noh, õudne tol hetkel, aga siis nagu, no mul ei olnud tookord küsimust, aga ma mäletan jah, et mul kogu aeg, kui need trummid lõid, mul oli selline tunne, ma tahan ära joosta, no vaat seesama hirm tuli, aga ma ei jooksnud ära ja vaat sealt ma jäin nagu seda šamaaniteed käima ja noh, see tegi mu elus palju, noh, väga suure pöörde ja ma olen nagu, no ma naudin seda, mida ma praegu teen, eks ole, et ma võin kirjutada looduslugusid, mul on, noh, ma ei tea, üle 20 raamatu kirjutatud ja need tulevad nagu, noh, nagu sa ei oska nagu isegi nagu, ma ei tee plaane või nii, on ju, need kuskilt antakse, nagu ma tunnen, eks ole, et mingil hetkel ja kui ma alati Mikk ütles, et ära tööta rohkem, kui hädasti vaja on ju, et tee nii vähe kui võimalik, eks ole, aga et lase asjadel juhtuda. Ja vaat need asjad juhtuvad samamoodi nagu see šamaani rännak ja noh, nende käikudel on väga lihtne küsida selle šamaani trummi käest, eks ole, et mida ma tegema pean või kuhu minna ja noh, see on tegelikult hästi levinud ju tegelikult ka praegu Eestis, aga noh, minu jaoks on see probleem, et mida ma näen, et neid trumme tehakse tohutult palju ja neid ostetakse, sest kõik tahavad trummi lüüa, on ju. Aga noh, minu trumm seal seina peal, eks ole, et tundub nagu mitte see suur, vaid see väike on ikkagi töötrumm. Ja ta on selline, tundub, et noh, et täitsa tavaline väike trumm, aga ta on selline trumm, mis noh, vot sa oled kuulnud seda, eks ole, mis laulab. Ja ta laulab, ühesõnaga, kui on nagu noh, selline hästi hea vaimurahvas koos, eks ole, siis ta hakkab laulma, eks ole, ja mul on väga lihtne inimesi ka aidata selle trummiga rändama. Aga no, kui sa lihtsalt trummi teed ja sa midagi sellega teha ei oska, noh, ma tean tegelikult, et inimestel jääb see seisma. Ja noh, need trummid on ka see, et ma olen näinud neid seisma jäänud trumme, sellest on jube kahju. Et nad on sellised lötsis ja noh, veel hullem on see, kui kuskile pragu sisse tuleb, eks ole, et öeldakse, et kui pragu on sees, et siis on sellel inimesel ka minek. Et aga noh, eks ta on niisugune võib-olla pragmaatilisem, et lihtsalt, et eks ole, kui sa ei löö, eks ole, siis see trumm lihtsalt lähebki katki, on ju. Ma mäletan, kui Miku trummile tuli pragu sisse, siis see oli nagu, jah, oli, noh, selge märk oli, aga veel proovisime veel parandada ja mida kõike teha, aga jah, ei olnud lahendust. Ja huvitav oli see, et see parandusest tuli see trumm tagasi siis, kui ta oli juba läinud. Ja siis ma ei tea, kes seda, kas ERMi inimesed ka seda vaatavad. Aga see oli selline, tervitame neid. see oli selline põnev kogemus jah, et ma ei tahtnud seda trummi kohe ära anda, aga vilespillid läksid kohe, Miku vilespillid läksid Eiki kätte, sest seda nagu isegi nagu, noh, Mikk mulle andis nagu märku ja see väike töötrumm läks Anne kätte, mille üle ma olen väga rõõmus, et ta töötab nüüd edasi, aga et see suur trumm, mis meil alati oli niimoodi, et kui meil ka maja põles kunagi, siis ta oli meiega kaasas, ja see oli ainuke, mis järgi jäi, aga et ta alati naksus, kui midagi hakkas juhtuma. Kui mingi jama oli, siis ta alati andis meile märku. Aga selle trummi siis jah, ma sain siis kätte ja siis ma mingil hetkel otsustasin, et no nüüd on selle trummile aeg minna siis muuseumisse, sest noh, see on, noh, ta on ikkagi nagu hästi selline teeneline trumm, ega neid väga palju, seal vist ei ole ka neid Eesti trumme üldse. Ja siis oli, aga päev enne mulle helistati, et siin on üks saam ja peab esinema laulupeo muuseumis ja seda trummi tal on vaja trummi. Ma ütlesin, et mina oma trummi ei anna. On ju, et see on töötrumm ja ma ei anna seda. Ja siis ma ütlesin, aga okei, et noh, et ju siis nagu võib-olla see on see saatus, on ju, et Miku trumm tahab viimast korda laulda. Ja siis ta käis siin, võis trummi siis võttis kaasa, lähen õhtul siis kuulama, kuidas ta siis joikab seal ja trummi ei ole kuskil. Ja täitsa jama, mõtlesin, mis nüüd siis on ju. Ja küsin siis nagu, et noh, et mis juhtus. Trumm kadus ära. Ja siis me ei saanud muud, siis me otsisime terve selle laulupeo muuseumi läbi, trumm oli ilusti
klaveri peal. Ja keegi ei näinud seda see trumm ei tahtnud laulda. Ja jäigi sinna, no ja siis viisin trummi ära muuseumisse ja ei läinud kaua aega, kui ERM-is toimus suur veeuputus sealsamas kuskil all kogudes. Et kust, noh, mingi toru läks katki. Ja noh, võimalik, et noh, lihtsalt oli aeg, et see toru pidi katki minema, on ju. Aga seda ma mõtlesin siis, et kuidas need asjad kokku langevad, et noh, mõned asjad on niisugused asjad, millest aru ei saa, aga see trumm on jah praegu seal ja ma loodan, et ta nüüd on rahunenud ja enam pahandust ei tee. Leidnud koha endale. Aga kas sa saunas, sa oma trummi sauna ka viid või? Ei. Sina kasutad saunas? Ei. Ei, ma nägin seda, kuidas Eda seda tegi ja ma saan aru, et tal on ka ikkagi spetsiaalne trumm selleks. Aga trummil on jah see, et noh, ongi see, et sul on, trummid on erinevate tööde jaoks. Et ka see suurem trumm on mul tegelikult hoopis muu asja jaoks, et seda ma ei, noh, selliseks tavaliseks tööks ei kasuta, et see on nagu väga erilistel, nagu see Miku suur trumm oli, et mida ainult siis väga eriliste asjade puhul, kui kas kellegi hingeosade tagasitoomine või mingi selline asi oli, et aga noh, ma arvan, et jah, kui sul on saunatrumm, siis see on väga hea. Aga noh, minu jaoks, noh, kui ma nüüd jälle teaduse juurde tulen, eks ole, siis on see üldse mõistetamatu, et kuidas selline trumm hääles püsib, eks ole. Et see, noh, kui trummidest rääkida, siis noh, neid on ju nii palju, eks ole, erinevaid ja mulle ei meeldi need, noh, ma näen, eks ole, kuidas meil on augustikuus on tavaliselt see trummikursus, tullakse üle Eesti siis erinevate trummidega, osa on need, mida peab siis täis pumpama, millel on see õhukumm sees, eks ole, või siis noh, mingisugused väga kummalised pingutusnöörid on seal taga, aga et jube keeruline, ma kujutan ette, on niiskes neid häälde panna. Et Miku see kõige parem töötrumm oli, ta alati ütles, et see on dinosauruse nahast. Et see oli üks, mis siia esimesena toodi, kui käis Jonathan Horvits käis siin, siis ta tõi terve hulga trumme, mis läksid seal Urmas Sisask ja ma ei tea, kes neid veel sai seal terve rida, et aga Mikul oli ka selline siis ühesõnaga see plastmassist trumm oli. See noh, ei olegi oluline, milles Sauna see on, jaoks vaid või? ma arvan, et see võiks ka väga hästi töötada. Aga noh, saunas, ma ei tea, minu jaoks on saun nii püha paik, et ma sinna trummiga ei lähe. Teise püha asjaga ei lähe. Ei no seal on ju muud teha, eks ole, noh, see ma ei tea, kellel on suurem saun, eks ole, see võib seda võib-olla endale lubada, aga noh, minu saunad on kõik olnud sellised väikesed ja ma noh. See on järsku sama, et samamoodi nagu selle sõnaga, et sa pead tundma, et kas see on sinu tööriist, kas sa valdad selle kasutamist või kas sa üldse tahab seal, eks, laulda. Ei no ma arvan, et see ongi see, et iga inimene, nagu ma ütlesin, et ma ei ole ravija, eks ole, et ma pigem näen, mis inimesel viga on ju, või ma saan aru, eks ole, kas tal on selline hall loor peal või ei ole, eks ole, aga ma ei hakka ilmselt mitte kunagi kedagi trummiga ravitsema, ühesõnaga, see ei ole minu töö. Et meil, ma ei tea, inimesed tahavad kõigest kõik, on ju. Et kui sa oled nagu kõige teadja või kõige oskaja, siis ei ole mitte keegi tegelikult, ma arvan. Et tasub jääda selle juurde, mida sa tõesti oskad ja tead, et ma ei hakka ka kunagi poliitika raamatuid kirjutama või mingid selliseid asju tegema. Ma teen seda, mida ma oskan, on ju, ma kirjutan loodusest, sellepärast, et mul on sellega side, eks ole, aga saun on jah, ma naudin seda puhastumisrituaali, mis see seal toimub, aga mitte see, et ma hakkaks seal jah. Ilmselt on võimalik ka, kes oskab seda teha ja Aga mida sa viid sauna, et näiteks kas sa viid allikavett või ravimtaimi, see on ka sinu maailm? Jah, ei, selles suhtes veega ma olen hästi pirtsutaja. Et kui teised teevad vahet veinidel maitse järgi ja lõhna järgi ja värvusi ja kõige järgi, siis mina teen vetel vahet. Ja ma alati, kui on mingisugune selline olulisem rituaal, siis ma püüan niimoodi näiteks tuua 7 allikast vett või, et see on minu jaoks tähtis ja noh, ma ei tea, kas sa ise mäletad seda, kui me sulle tegime
pulmarituaali, siis ka tookord sai ka seda vett igalt poolt allikatest kokku toodud ja siis see hõbe sinna, mis sinna sisse käib, et see on hästi oluline. Et need on asjad, mida noh, ma ütlen, et saunas peaks olema ja mulle meeldib see, kui noh, Mikul oli see, et ma tean, et tema tegi nagu erinevate puudega, küttis seda ahju. Mina olen, kuna ma ei ole väga osav kirvemees, siis mina ei oska puid lõhkuda ja mul see pool on nagu ära täiesti kadunud, et ma tean, ma tahaks ka proovida, eks ole, neid erinevate puude liikidega seda sauna kütta, öeldakse, et noh, 7 või 9, eks ole, on need asjad. Aga ma olen jäänud selle juurde, et ma kasutan erinevat vett. Et see on kõige kindlam asi, mis üldse olla saab. Aga siiski sa enne mainisid, et sa kütmisel paned ühe alu midagi veel lisaks. See on lihtsalt selleks, et ta annaks nagu väge, et ta on soojem. Et aga noh, seal on ka, eks ole, et noh, mingid muid asju ma ei pane sinna, noh, niisugused, mis noh, nagu see, ma ütlesin, kaske ma ei pane, mis tossu annab, eks ole. Et sellel saunal peab olema selline, no lõhn, no sama, eks ole, kui sa vihta teed, eks ole, et sa otsid ka sinna. Ma väga seda sellist kõigest viha tegemist. Mulle ei meeldi see, kui inimesed teevad noh, hästi palju nendest asjadest, et nii nagu ravimtaimede puhul, et ikkagi on see, et kehtib see, et see 3, 3, 3 võib-olla on see kõige parem variant, et 3 on 1 on see, et kui sa, mis on nagu põhiaine, eks ole, see on tänamasti on ta meil kask, eks ole, siis on see mingi asi, mis annab lõhna, eks ole, siis paned selle juurde minul on see mingi beebimünti, meil õnneks traktor kündis niimoodi laiali, et terve põld on neid täis, et sealt saab alati võtta ja no mündioksad on ju, ja siis mingi asi veel, mis sulle nagu sel hetkel meeldib. Et noh, Eda ütleb, et noh, et see näiteks sarapuu on väga hea, aga no ma olen pannud sinna siuksed põnevad, nõges mulle ei meeldi, ma ütlen kohe ausalt ära, nõgese viht on väga hea ja mulle ei meeldi kindlasti ka ei meeldi kadakas ja ei meeldi ühel lihtsal põhjusel, sest no mina ei saa enam puhtaks seda sauna. Et see on nagu pärast on ikkagi ta on nii valus ja noh, ma teen kadakasuitsu, mulle meeldib õudselt kadakasuitsu teha, sest see on nagu miskit, mis on nagu väga eriline. Aga see, et ma ka no inimesed võivad proovida kõike, eks ole. Aga et need 3 siis on need asjad, aga noh, see on enamus meie nendest taimedest on ka see, et noh, tegelikult annavad nad märku sellest, et sa ei saa neid noh, pärast on lihtsalt see, et see kogu see elamine on täis sul neid seda pepresid ja ma ei tea, mis on ühesõnaga lehed ja kõik need tulevad, vot kui nad lahti tulevad, need lehed on ju. Aga noh, ma olen ju ka lugenud neid noh, tohutult palju neid, millest neid vihtasid teha, eks ole, millised puud, millegeks ma just vaatasin, nüüd oli lepapuud, lugesin just hiljuti, vaatasin, kuidas see ikka sügeliste vastu aitab, eks ole, et no praegu muud ei peaks tegemagi kui lepalehest. Ma saan aru, et sügelised on üle Eestis tohutu probleem, on ju, vihtugu, aga lepa vihtadega ja küll läinud haigus, on ju. No jah, aga noh, ma ütlen, et seal peaks jah, ma ütlen, et jääma nagu ühe juurde. Et ja noh, ma ei tea, mulle need külmutatud vihad mulle tegelikult väga ei meeldi. Kui me seal Peipsi ääres veel olin, siis ma mäletan, et me tegime niimoodi, et me tegime 52 paari vihtasid ja need rippusid meil siis seal ülemises elutoas niimoodi nende laetalade küljes ja see oli tohutu hea lõhn oli see esiteks. Muidugi noh, tohutu kogu sämblike, igasuguseid kasevaablasi ja mis need sealt kõik tulid tuppa, need seal ikka ronisid ringi, aga see lõhn oli niivõrd hea, et ma olen alati mõelnud seda, et see viha tegemise nagu erilisus on see, et sa noh, saad just selle jaanikuise sellise ravitoosi saad juba siis kätte. Et see, kui sa tõmbad neid sealt, eks ole, selle puhtaks selle alumist otsa on ju ja aga see 52 oli ikkagi, ma mäletan jah, päris. Miks just 52? Sellepärast 52 nädalat on aastas. No, võt. ja noh, paari, eks ole, et siis, et nad peavad paaris olema, et see ühe kaupa ei tohi teha. Aga no praegu ma ei jaksa neid teha, siin majas ma väga vihtuda ei taha ka, sellepärast, et see linnainimene on ju laisk, ei viitsi koristada, et maal on lihtsam, et seal võtad aga luua kätte ja pärast ja koristad ära, et see on ka, et see saun peab alati enne ju
olema ikkagi koristatud ja selline puhas ja ilus, et see, et sa tõesti lähed, tahad sinna minna. Et inimesel on jah mingi ilumeel, et kuidas sa sihuke, isegi kui väga pime on ja sa oled ikka tunned ja on ebamugav. Ma hüppan korra hoopis nüüd algusse, mul jäi kuidagi, jäi siia niimoodi ülesse see sõna, et sa päris alguses mainisid neid sipelgaid, kes teile sinna sauna kohta tulid kohe elama, aga mina tean ja olen ka ise kogenud, et on täitsa võimalik samamoodi sõnaväega neid saunalisi eemale ajada, keda ei soovi sinna sauna. Või ka see kehtib ka mujal, eks, et mul on ka olnud sipelgatega probleeme, siis ma ei mäleta, kes meil on seal hiired olnud ja siis on meil rotid olnud, aga siiamaani me oleme saanud hakkama just selle sõnaväega. Et räägi natuke, mina mäletan, et sul on ka kogemust. No mis juttu sa mõtled? Ei, no üldse, et kuidas teie nendest sipelgatest lahti saite? Mina ei tea seda, sest Mikk oli selle koha pealt nagu, aga pigem oli see, et jah, et ma arvan, et me andsime neile teise söögipuu lihtsalt. Et nad said sealt, no meil oli tegelikult oli see, vaat seda ei ole nagu ju igal pool seda, et neid suuri, mis nad on siis, palukuklased või, et neid oleks, aga seal oli meil jah, mesilastega oli samamoodi, oli, et nad läksid mesilastele ka kallale, et noh, sa lähedki, eks ole, no sa lähed teise territooriumile, mulle tegelikult see väga ei meeldi selline trügimine, aga noh, kuna Mikk oli otsustanud, et sinna saun tuleb, siis ta tuli ja see oli nagu noh, tegemine, aga noh, loomulikult tasub ennem nagu kokkuleppe teha. Aga me oleks pidanud enne tegema, aga me hakkasime sauna talvel, noh, ühesõnaga ehitama ja me tegelikult ei teadnud, et nad seal olid. Et aga hiirtega on keerulisem, et minul ei ole hiirtega kontakti, ma ütlen ausalt. Mul on 0 tolerants selles osas ja maal on mul nagu väga selgelt ja ma olen lahendanud selle enda jaoks, et nad vaatavad minu makarone ja jahu ja muid asju vaatavad läbi klaaspurkide, et nagu muuseumis. et neil ei ole võimu ja voli selle üle, et kui nad klaverisse hakkasid pesa tegema, siis mul sai kõrini. Et selles suhtes, aga noh, teiste loomadega ma ütlen, et tegelikult see on nagu põnev on jah see, et kui ma olen ikka väga olnud hädas hiirtega ka siin majas näiteks, siis tuleb varsti keegi. Mul on olnud aastaid siin olid 2 imearmsat valget nirki ja see tundub nagu täiesti absurdne, et kuidas linnas on sul nirgid aias, on ju. Ma vaatan hommikul aknast, vaatan, kuidas ta siin niimoodi põõsa laskeldab, on ju. Ja ta on valgem kui lumi, on ju, aga nüüd on nirgid on välja tõrjunud, on kivinugis. Ja see on selline, noh, ta on ikka nii, niuksed korralikud tramprajad siin, ma just suusatasin aias ja siis vaatasin, sellised rajad ikka trampinud, aga mitte üht hiirt ei ole. Nii et täiesti tegelikult on see, et see on umbes nii nagu see saunatiigi tegemine, on ju. Et kui sa tahad nagu väga puhast tiiki, siis läheb asi jamaks. Et seal peavad olema igasugused põnevad elurid, kes sul need vetikad ära söövad ja noh, kalasid ei tasu ka alati kohe panna, need tegelikult tulevad lindude jalgadega, aga noh, muidu kalad söövad tihtipeale ära igasuguste heade konnade nagu need kullesed või selle kudu, on ju. Aga sa pead looma sellise keskkonna, et seal on kõigil hea olla. See on nagu hästi oluline, et isegi niivõrd palju ei ole seal sõnajõud ei aita alati. Et sa ei ole kõige kuningas. Et siis ma ütlen, sõnajõuga on alati see, et seda ma nagu kardan rakendada selliste kohtade peal, kus ma tunnen, et mul ei ole voli seda teha. Et noh, ma mäletan, kui sa selle jälle loitsu juurde tuleme, et siis mäletan ühel kursusel oli see, et meil oli lõpulõkke tegemine ja kõik ilusti üles ehitatud ja tuleb tohutu vihmapilv. Ja noh, kõik ütlesid, no aga no aja siis minema, on ju, et noh, et milles küsimus ja noh, siis ongi, võtad trummi kätte, eks ole, ja ütled talle, et nii, palun, sulle ei ole praegu siia asja, oota natukene, on ju, näedki, on ju, kuidas pilv keerab, eks ole,
siis tuleb meelde, et issand, aga kõigil ümberringi on kaevud kuivad, on ju. Kuidas ma ei lase sellel pilvel siia maha sadada? Ja siis ütled, okei, võid tulla, on ju. Aga siis ma mäletan, et tookord oli nagu see oli hea asi, et me saime lõkke ära teha ja siis tuli selline sahmakas, et vähe ei olnud. Kõik kaevud said ilusti jälle täis. Aga vot see on see, et me peame nagu, noh, inimene ei ole looduse kroon, et sa ei pea olema valitseja. Seda jah, ma ütlen, et sa ei saa võtta kõike, mis sa ise tahad, vaid pead arvestama, et lihtsalt teised tahavad ka elada. Sipelgad muidugi saunas olid ebamugavad, ma ütlen ausalt. aga noh, ka kokkulepete tegemine või siis Mikul oli selle koha pealt hästi hea soon. jälgimine. Jah, et ta kuidagi sai nad, tema, noh, kuna saun oli tema kuningriik tookord, siis ta ilmselt sai nendega kokkuleppele, nad läksid ära, aga ma tean majasid, kus nad ikkagi vallutavadki täiesti ära. Et kunagi, kui ma veel Loodusfondis olin, siis me käisime ühte sellist vaatamas, kuidas mees nagu väga räigelt lihtsalt otsustas, et ta võtab kõik oma metsa maha ja siis sipelgatel ei olnudki kuskil mujal muu olla, kui siis seal selles, aga no istutad neile igast muid taimi juurde ja siis on, kui nad leiavad sealt midagi, need ega nad ei taha seda sinu tagumikku ammustada, vaid nad tahavad tegelikult seda head lehetäi magusat nestet. Ma arvan, et meil oli seal see, et mida ma vaat enam teinud ei ole, aga et see sauna mesi, et Jah. mille peale nad tulevad, mina ei lase oma saunas seda mett. Ma ei taha neid sipelgaid sinna. Et see on ka üks asi, mis on võib-olla kehale väga hea, aga olgu teiste kohta, Eesti rahvatraditsioonides ei ole meiega kokkumäärimist. Jah, mesi saunas siis on küll väga mõnus, aga see eeldab ka pärast väga suurt puhastust. No, Just selle sauna ütleme ruumi. niimoodi, et võimatut puhastust, ütleme selle peale. Aga siis ma veel hakkaks seda nüüd kokku punuma. Et mis on sinu 3 soovitust? Miks võiks inimene sauna minna? Ma tegelikult arvan seda, et hea oleks, kui oleks tõesti inimesel endal see Soome või suitsusaun, sest vaat see on koht, kus sul on aega istuda ja mulle meeldib õudselt see sauna lävepaku peal istuda ja vaadata, mis ümberringi juhtub. Et just seetõttu võiks olla üks suitsusaun. Aga kui seda suitsusauna ei ole, siis on ka see, et see toob tegelikult sõbrad kokku. Et kui kellelgi on saun, siis kõik tahavad tema juurde tulla. Et oled saunaomanik, siis arvesta, et sul on ka palju sõpru. Et see on hea. Aga et noh, ma ütlen, et praegu selle talve külma juures ma olen mõelnud seda, kuidas peaks selle sauna tühjaks tegema ja sinna sauna minema. Aga vanasti, jah, ma mäletan, et siin majas ka me isegi tegimegi nii, et kui oli väga külm, siis me panime sauna kütte ja istusime natuke aega seal ja soojendasime. Et see soojus ja vägi ja kõik siukene, kuidas seda öeldakse, sauna mõnu, eks ole, koos. Sauna lõhnad, need on nii erilised. Et ma arvan, et seda võiks nagu nautida. Ja tuleb sul midagi veel? 3. No mina sain 3 juba kokku, aga kindlasti ma ütlen seda, et kui te sauna teete, siis vaadake oma ümbruskonnas järgi, et äkki on seal mõni allikas. Ja allikate puhul ikkagi seesama lugu, et allikas, kui te tahate sealt väga puhast vett saada, allika peab aitama voolama. Et eriti sügisel, kui need oksad kukkusid sisse, eks ole, et siis tuleks need allika väljavoolu puhtaks teha ja võib-olla ka vahel natukene puhastada seda põhja. Ja siis see allikas annab nagu väga-väga hea saunavee. Et minu maakodus allikatiigis käimine, see on nagu midagi sukest. See on juba külm, ütleme nii, eriti suvel, aga väga eriline. Vot see ongi väga ilus lõpetus. Ju ma seda tahtsingi. Et käsi südamele, minge kõik allikale, kui nüüd vesi hakkab vurisema, et siis puhastada allikut, tuua vett, viia see sauna
ja see on ikka hoopis teistmoodi. See on selline imeline luksus kuidagi, see allikavesi. Noh, ta võiks ju olla loomulik igapäevane, aga No, seda võid sa iga päev endal lubada, sellepärast et Jah. allikad on tal läbi lahti. just, et kasutagem seda looduse väge. Aitäh, Kristel, ja siis vaatajale-kuulajale ikka head leili ja järgmiste kohtumisteni.